Tere kõigile! Mina olen Merit Raju ja minuga on siin täna Zoomis Kaušalia Korfult ja mina Harjumaalt. Ja sellel on üks hästi tore põhjus, et Kaušalia ootab meid kõiki endale külla oktoobri lõpus, et pikendada seda mõnusat vaibi, mis on meile ka nüüd praegu juba jõudnud. Tere, Kaušalia! Tere! Kuidas teie sinna Korfule sattusite ja millega teie tegelete? Ja miks ma teietan sind? Sa tegetad mind sellepärast, et meid on siin tegelikult kaks. Ananda on siin ka minuga koos, istutas just paprikaid maha. Et ta tuleb loodetavasti ikka varsti üles, saab teile ise tere öelda. Aga jah, et meie tegeleme ise siis muusikaga, muusikateraapiaga, ruumide hoidmisega, loodusmatkade korraldamisega väepaikadesse ja elu elamisega, lihtsalt elu elamisega. Ja miks just Korful või kuidas me siia Korfule sattusime, on selline täitsa omapärane põhjus, et mõnikord ta sai kontrolli või et sa ei vali seda täpselt, et kuidagi sa satud mingisse kohta ja siis see koht kuidagi hakkab hoidma ja täpselt nii juhtuski meiega, et koht hakkas meid hoidma, meil läks auto siin katki. Ja see oli nii raskesti parandatav, et see võttis kaua aega ja siis ma mõtlesin, et aga mis me siis ikka üldse nagu ära lähme, et me oleme siin juba pool aastat olnud, pole mõtet hakata minema sellise koroona aeg veel ka ja siis kuidagi juhtus niimoodi, et elu hakkas siin selle koha peal nagu hästi mõnusalt lahti rulluma. Ja meie kui muusikud, kui heliterapeudid saime väga hästi siin rakendust enda tegevusele. Ja siis niimoodi see vaikselt läks ja loomulikult, mis on minu isiklik väga oluline põhjus, miks ma valin või soovin on siin olla, on see, et siin on lihtsalt soe. Siin on soe, mõnus ja hästi palju päikest kogu aeg, isegi talvel. Ja tõepoolest võiks öelda, et siin ei ole nagu selliseid ilmasid, et läheb halliks ja jääbki nagu Põhjamaades väga tihti juhtub. Et siin on nii, et isegi kui on hall mingi hetk, kui vihma sajab mingi hetk, siis see on suur õnnistus loodusele ja juba samal päeval mõne tunni pärast on jälle päike paistab. Ja kogu aeg on roheline, kogu aeg on hästi palju lilli, et kogu aeg on selline ümbrus, mis hästi tõstab meeleolu, tõstab enesetunnet. Ma tunnen hästi palju oluliselt, kuidas minu tuju on väga palju parem siin Korful olles. Ja see on nagu nii võlunud ja inspireerinud mind, et olemegi hakanud korraldama siin ka retriite, sest et jagatud rõõm on topeltrõõm ja väga meeldib võtta vastu inimesi ja neile näidata kõike seda ilu ja jagada seda, mida meie teeme ja loome ja koos luua. Ja eriti mulle meeldib seda jagada eesti keeles Eesti inimestele, sest et laulud ikkagi tulevad eesti keeles, uued laulud ja siis laulan küll siin ka eesti keeles, inimesed ei saa aru, neile meeldib, aga nad ei saa aru. Siis see on nagu nii magus tunne, kui publiku hulgas on keegi, kes saab aru ka päriselt ja kes päriselt saab veelgi rohkem puudutatud nendest sõnumitest. Et vaat selline elu on meil siin praegu. Väga tore, ma mäletan, kui te käisite äkki novembris Eestis, saime kokku ka, siis sa ütlesid, et raske on harjuda selle valgusega, mis novembris on ja et teil on mingi spetsiaalne valgus seal ja samuti ma tean, et te olete juba aastaid varem ka seal käinud külas on ju oma tuttavatel ja kui sa oled rääkinud seda nektariini lugu, et sügiseti, ma loodan, et oktoobris ka on nektariinid küpsed. Et siis me saame juba neelata. Gurmaad on siis küpsed, soojad nahkased, puu otsast tilkuvad nektarilised hurmaad. Okei, nektarilised hurmaad hoopis. Ja viinamari on sellel ajal ka. Ja viigimari võib-olla ka? Võib-olla ka jah, kui pole herilased ja linnud ette jõudnud. Et siin on niimoodi, et kui midagi head saab valmis, et siis on kohe palju soovijaid. Jaa. Mina olen Korfust lugenud palju oma lapsele ette, mitu raamatut Gerhard Turrelilt, Meie pere ja muud loomad või mis see oligi, kus ta 9-aastase vist poisi perspektiivist kirjutas kogu sellest imelisusest, kõigest sellest floorast ja faunast, mis Korful ootab ja siis sellest ajast peale on Korfu niimoodi minu teadvuses ja siis nagu maakaardil olnud. Ja nüüd, miks me sellest räägime siin koos ühises aknas ja pildis,
on sellepärast, et me kutsumegi 19. kuni 26. oktoobril Korfule. Nii et Kaushal ja Ananda ja mina teeme siis kolmekesi seal sellise retriidi, meelerahu retriidi, mis on helitervendus ja jooga kombinatsioon ja kõik siis see Korfu maagia ka. Et te olete varem ka selliseid retriite teinud, kuidas need on läinud? jah, et praegu see, mis me Meritiga nüüd hakkame tegema, on juba 6. Ja need retriidid, mis me siiamaani oleme teinud, on väga mõnusalt läinud. Et muidu me ju neid ei teeks ja ei teeks uuesti ja uuesti. Sest et see on alati toonud meile endale ka nii palju inspiratsiooni ja sellist mõnusat nagu suhtlust inimestega ja väga tihti on nii, et need, kes tulevad retriidile, ma üldse ei tunnegi neid ennem ja siis pärast meist on saanud head sõbrad. Et on selline teistsugune ilus ühendus tekkinud ka inimlikul tasandil nende osalejatega. Mis sellel retriidil meil kavas on, et milline on päevakava ja mis me lisaks siis teeme selliseid või noh, mis need nagu need erilised tegevused on? Ehk siis hommikul on meil plaanis jooga. Minu poolt siis, ma olen Kundalini jooga õpetaja 2009 aastast ja siis 2 aastat, 3 aastat tagasi ma töötasin välja oma joogastiili. Ma pinnin ennast ka siia kõrvale. Töötasin välja oma joogastiili humming jooga või ümina jooga ja selles mõttes on hästi tore, et Kaushal ja Anandal on ka selles oma roll. See oli koroona ajal, kui kõik istusid kodus, muusikud ei saanud kontserte teha ja siis ma ütlesin, et teate, mul tuli selline download, et minul on vaja sellist ümisemist sinna taustale. Ja siis nii tore, et Kaushal ja Ananda lasid ka oma loovuse valla ja kui ma ütlesin, et laulge siis ja siis tegelikult te laulsite igasuguseid erinevaid või sina laulsid erinevaid häälikuid ja mul on hästi hea meel selle üle, sest et ma ütlengi tavaliselt osalejatele, et ümisege seda kaasa, mis häälikut te kuulete siin ja selles mõttes tuli väga ilus meloodiline ja ülirahustav ja Kundalini jooga on ka rahustav, aga need harjutused on dünaamilised ja kiired ja aktiveerivad, aga need rahustavad ikkagi närvisüsteemi. Pärast seda on selline värskendatud tunne ja pärast humming joogat on selline väga maandatud tunne, ära ümisetud tunne. Ja siis see on meil hommikul enne hommikusööki ja mõnel päeval pärast hommikusööki, kui me teeme pikema sessiooni. Ja Kaushal räägib, mis edasi saab päevakavas. Ja, et selleks, et integreerida kõike seda, mida me kogeme küll nendes hommikuharjutustes ja päevastes erinevates väljasõitudes, siis me oleme planeerinud ka peaaegu igasse õhtusse heliteraapia seansi kongide, kristallkaussi ja Tiibeti kaussidega. Et see on selline hästi mõnus lõdvestav selline päeva kokkuvõte, et enne magama minemist tuleb mõnus uni, ilma unenägu, hästi sügav, hea uni. Et siis oleme välja töötanudki ja korduvalt proovinud, et kuivõrd hästi see toimib. Ja kui nüüd rääkida üleüldisemast päevakavast, siis meil on planeeritud sellesse retriiti minna 2 kuni 3 korral, vastavalt sellele, et kuidas meil see grupi tunnetus on ja energia kujuneb, 2 või 3 korral minna erinevatesse väga ägedatesse ja looduslikult kaunitesse väepaikadesse siin Korful. Ja üks nendest, üks mu lemmikkoht on üks kristallpoolsaar, nagu ma teda nimetan. Et see on selline poolsaar, ma pole kunagi kuskil näinud sellist kohta, kus päris looduses ma näengi, kuidas see kristall kasvab. Ja seal on selline kvartskristall, et selline nagu beežikas, suitsukvartsi meenutav ja kohe on selline kivi peal on näha, kuidas need kristallid sealt moodustavad. Ja see on selline hästi suur kivi, et seal peal saab lausa istuda ja isegi saab pikali olla ja lihtsalt kui oled seal, sa tunned, et selline hästi tugev, maandav ja laadiv energia tuleb sealt sisse.
ja oleme seal erinevate gruppidega käinud ja ise seal olnud ja mõnulenud ja tahan veel ja veel tagasi minna, et sealt saab sellise mõnusa laengu iga kord sisse. Ja see on mere ääres see koht ja seal on hästi ilus kristallselge selline sinine türkiissinine vesi, et lihtsalt see nagu värvi ja valgusteraapia kokku panduna, lihtsalt juba vaadates seda vett ja kogedes seda valgust hakkab lihtsalt hea. Et nagu mitte midagi ei pea tegema, lihtsalt peab olema. Et nagu ongi, see on niisugune suur kunst, et olla ilma tegevuseta, lihtsalt olla. Et see on üks niisugune läbiv mõttelaad, et isegi nendes nii-öelda füüsiliselt aktiivsetes tegevustes, mida me siin retriidil teeme või lähme, et otsida kogu aeg seda tunnet endas, et sa lihtsalt oled. Et sa ei pea nagu mõtlema või spetsiaalselt kuidagi olema. Sa lihtsalt oled lihtsalt. Sa lihtsalt oled lihtsalt. Väga kõlab lihtsalt, aga proovi siis, eks ju, seda olla. Et jah, et selline. Ja siis on mõeldud Väga minna. ilusti kirjeldad seda, Kaušalja, seda paika ootame põnevusega. Ja see teine koht siis, sa tahtsid rääkida nüüd, Aiti? Jah, tahtsin rääkida, et see teine koht on selline koobas, mis on mäe otsas. Et me sõidame sinna autodega või mikrobussidega ja siis lähme jalutuskäigule sealt. Ja idee on selles, et otsida sisemist vaikust ja planeerime teha seal üks väike meditatsioon, minna sügavale iseenda sisse, märgata, võtta ennast vastu, mis iganes seal on, aktsepteerida ja minna jalutuskäigule vaikuses. Ja me nimetame seda Zen walk ehk Zen jalutuskäik. Ja idee ongi selles, et kui sa hoiad seda vaikuse ruumi enda sees, enda ümber, siis sa märkad palju rohkem. Sa märkad seda, mida see olukord, mida see ruum, mida see loodus sulle pakub. Märkad neid lõhnu, märkad neid värve, puudutad neid taimi, seal kasvavad. Ja see koobas, ma ei tahaks võib-olla liiga detailselt rääkida, seepärast, et muidu ma räägin ju kõik juba ette ära, siis ei ole pärast nii põnev. Aga jah, et seal on see koopa kogemus, kus me veelgi sügavamalt saame kohtuda vaikuse energiaga ja maaema sellise hästi hoidva ja maandava energiaga. Ütleme siis nii. Et selline. Ja siis üks jalutuskäik on veel, mis asub ka siin Korfu põhjaosas, suht lähedases sellele kohale, kus me elama hakkame ja majutama hakkame ennast. Et see on selline füüsiline, selline korralik matk. Et selleks palume teil siis võtta mõnusad matkajalatsid kaasa, et oleks nagu mugavam matkata. Et sealt on vaja natuke mäest alla ronida, pärast tuleb üles ka tulla. Et minu 70-aastane ema tegi selle läbi, ehk siis ma arvan, et see nii keeruline ka ei ole. Aga ta on selline, mis nõuab tähelepanu. See on hea tähelepanu harjutus ja muidugi need vaated, mis sealt avanevad siis sellel jalutuskäigul. Et see on tõesti selline nagu suurejooneline ilu lihtsalt, et kogeda, vaadata, lasta endast läbi. Et see nagu nii tugevalt tõstab energeetikat, nii tugevalt tõstab tuju, nii tugevalt tõstab enesetunnet lihtsalt. Lihtsalt näha midagi sellist, lasta endast läbi. Et see on juba protsess omaette. Ja siis väga ilusti. On spa, heliteraapia. See ka, aga sa ütlesid, et on ka selline savispa, nagu iluspa seal nagu plaanis rannas. Võib-olla, kui ilm lubab, on ju. Järgmisel rahulikumal päeval. Ananda tuli ka pilti. Tšau. Tšau, tere Ananda. Tšau. Tere kõigile. Jah, et see savispa on meil siis mõeldud ühte mõnusasse sellisesse rahulikuma päevad, kus me eraldi suuremat matka sellel päeval ette ei võta, aga kus me valime minna randa, sellisesse privaatsemasse randa. Ja siin on loodus kinginud, nagu Eestis on ka neid kohti, aga siin on ka päris mitmeid selliseid kohti, kus on hästi kvaliteetne, mõnus, pehme selline rannasavi.
ja siis me oleme ise kaasa võtnud suurema kausi, kuhu sisse me teeme suurema koguse niisugust pehmet, mõnusat savipastat ja saame ennast üle terve keha kokku määrida selle saviga. Ja need rannad on niisugused privaatsed, et seal saab olla soovi korral ka ilma riieteta, aga loomulikult ei pea, et kui see tekitab ebamugavust, et saab olla ka päevitusriietega ja ikkagi see savimask teha endale üle terve keha peale või täpselt nendesse piirkondadesse, kuhu sa seda soovid. Ja siis peale seda savimaski, kui on see seal ära kuivanud, siis selles soolases merevees mõnusalt maha pesta, et selline nagu hästi mõnus nahatreatment, et mis nagu puhastab ja tekitab niisugust detox efekti. Ja peale seda on päriselt ka see tunne, et nagu oleks nagu mitu kilogrammi pealt ära läinud, et niisugune hästi kerge, helge, hästi hea tunne. Et meie iseendal oleme neid protseduure siin ka alati suve jooksul ja sügise jooksul teinud, et sügis on siin üldse, et miks me teeme oktoobris hästi mõnus aeg, sellest, et turiste on juba vähem, ei ole liiga palav ja saab nagu hoopis teistsugusesse lõdvestusse sisse minna. Aitäh. Küsimus ongi, milline on ilm tavaliselt oktoobris, et kas võib niimoodi öelda või iseloomusta natuke seda või iseloomustage? Et reeglina on oktoobris hästi hea ilm, et see on üks mu lemmikkuudest, et kui ma üldse oma elu esimesed korrad oktoobrikuus oli just see aeg, kus ma siia sattusin siia Korfule ja mul ei olnud mingit ettekujutust, kuidas siin veel suvel võiks olla. Et siis me alati oktoobrikuus just siia tulimegi ja see oli minu kõige lemmikum aeg üldse. Ja muidugi võib juhtuda, et mingid väiksed vihmasahmakad lööb ka sisse, aga see on ainult puhas rõõm ja õnnistus, sellepärast et siinne vihmasahmakas on selline hetkeline korraks. Ja siis on jälle päike, et saab rannas mõnusalt olla. Et siiamaani on meie kogemus olnud selline. Aga jah, minu lemmikaeg, ma julgen öelda. Ja merevesi oktoobris on kuidas nagu ujutav? Mõnus, hästi mõnus, jah. Ja terve suve on soojendanud seda vett ja päike ja siis... Täpselt nii. Ananda, sa istutasid paprikaid. Just praegu tegin, jah. Tegin seda, mis on? Peenart. Peenart tegin, jah. 6 taimi istutasin. Väga ilus. Kus me majutume seal retriidi ajal? Ja meil on võetud üks selline ridaelamu, kus on korterid ja siis on eraldi hoonena selles samas, kohe samas ridaelamu kõrval on selline mõnus puidust põrandaga privaatne joogasaal, kus me oma ühistegevusi saame teha. Kongspaad ja kakaotseremooniad, laulukontserti ja nii edasi. Et kõiki selliseid asju. Ja selle elamise koha ümber on mõnus privaatne aed. Ja mina julgen küll seda nimetada zen-aiaks, et see on nagu nii nunnult ära kujundatud. Seal on ka lihtsalt mõnus olla, raamatut lugeda, lihtsalt olla seal. Ja majutuskohad on siis korterid, 2-toalised korterid kööginurgaga, kus saab vajadusel isegi putru ketta, kui keegi peaks soovima. Ja vahest inimesed soovivadki seda, et siis on väga normaalne ja väga lihtsasti teostatav siis seal. Ja loomulikult teed saab, kohvi saab, sõltuvalt kuidas kellegi harjumused on. Seal on rööstel selles ruumis, siis on seal wifi võimalus, konditsioneer, kuigi ma arvan, seda ei lähe vaja sellel ajal enam, et nii palav enam ei ole. Ja siis on selles korteris on siis 2 tuba, et ühes toas on lai voodi, kuhu saab siis paar minna magama või siis 2 väga head sõbrannat saavad minna magama sellesse laia voodisse ja teises toas on 2 eraldi voodit. Ja vastavalt siis sellele, kuidas meil see grupp kujuneb, et kuidas inimesed soovivad, et siis saab seda majutust nagu sättida, et kes soovib siis minna rohkemakesi korterisse, kes soovib valida, kes mõtleb, et mina tahan ainult üksinda selles korteris olla, et siis ilmselt see mõjutaks hinda natukene, kõrgemaks teeks loomulikult. Ja siis ma arvan, et on väga mõnus, 2 inimest, 2 kuni 3 inimest selles korteris on väga mõnus. Väga lahe, siuksed avarad on need toad. Kõik toad on merevaatega.
sellised päikselised, hästi helged, valged, mõnusad. Ja muidugi vannituba on igas korteris, WC vannituba. Ja Ja tundub mugav. puudutab veel hommikusöögi kohta, siis seal on ka kohe selle majutuskoha läheduses on väga ilus restoran, kus on selline suur panoramvaade, merevaade nendele teistele väiksematele Kreeka saarekestele. Päikseloojangu vaade on seal ka, see on väga mõnus ka õhtut süüa. Ja meie oma retriidiga, mis me nüüd viimati siin tegime selles restoranis just nimelt hommikusööke. Ja sinna on hästi lihtne minna ja samas on sinna lihtne minna nii majutuskohast kui ka mere äärest tulla sinna, et nad on kõik nagu suht lähestikku. Ja siis seal teisel pool on jällegi, ütleme siis 7-10 minutit jalutamist on toidupood, kus saab ka igasuguseid kukkkired. 3 minutit. 3 minutit, vau, ma ütlesin liigas, ma jalutan nii aeglaselt ise. Jah, Sten jalutud. Igat sille nuusutan. Jaa, väga tore. Ja, sest et me jõuame selleni, et mis on selle retriidi hind ja mis on selle hinna sees. Jah, okei. Mis on hinna sees kõigepealt? Hinna sees on kõik meie ühistegevused. Kukke kirjamine. Kuigi ma arvan, seal vist ei ole kukke, et me oleme praegu siin teises kohas oma kodus. Et hinna sisse siis kuulete mind ikka hästi või? Ja, väga autentne. Jah, et hinna sisse kuuluvad kõik meie ühistegevused, kõik õhtused kongspa lõdvestused, väljasõidud ilusatesse kohtadesse, väepaikadesse, meditatsioonid, siis hommiku jooga Meritiga, siis üks kakaotseremoonia. Ja mis me siin Meritiga just ennem arutasime, et sinna hinna sisse nagu rosin või kirstordil, ütleme siis nii, võiks kuuluda üks privaatne teraapiaseanss igale osalejale. Ja meie oma poolt pakume Anandaga, me saame 2 inimest korraga nagu ette võtta nii-öelda, et saame pakkuda privaatse heliteraapia seansi Tiibeti laulva kausiga. Et see tähendab seda, et me paneme seda Tiibeti laulvat kaussi keha peale erinevatesse kohtadesse, nii ettepoole kui ka tahapoole selja peale, mõnusalt hästi lõdvestab ära. Ja selline seanss kestab umbes tund aega. Ja peale seda seanssi päriselt sa tunned, et on nii palju rohkem kergust ja helgust terves kehas ja terves olemises. Ja selline lõdvestuse tunne on ja sisemine rahu ja lihtsalt füüsiline heaolutunne. Ja viimati me tegime oma retriidil seda sama massaaži Tiibeti laulva kausiga, tegime seda lausa mere ääres rannas, mis muutis selle kogemuse veelgi eksootilisemaks ja veelgi erilisemaks. Et vaatame, et kuidas on tunne, kuidas on tuul, kuidas on ilm, kuidas on lihtsalt sisemine kutse. Et seda seanssi siis on võimalik teha kas siis mere ääres õues, mis võiks vägagi mõnus olla. Ja teine võimalus on seda teha siseruumis selles samas ühistegevuste ruumis seal meie majutuskoha lähedal. Ja seda saab ka massaažilaua peal teha, et meil on massaažilaua võimalus siin ka olemas. Et see on see, mida meie pakuksime lisaks igale osalejale veel enda poolt kingituseks nii-öelda. See on väga lahe. Ja alternatiivina ongi siis kasutame massaažilauda ja mina võin teha aroomimassaaži siis eeterlike õlidega, mis on valitud just sinu jaoks, sinu eesmärkide või murede, probleemide toetuseks ja siis kestab ka umbes tund aega. Et siis saad valida emba-kumba ja seda emba-kumba, mida sa ei valinud kingitusena, siis teise saad valida näiteks mingi lisatasu eest. Aga majutus on meil muidugi hind, tähendab hinna sees. Majutus on meil hinna sees, aga toit ei ole meil hinna sees. Ja toit ei ole. Ja, sest et inimestel on erinevad harjumused, siin on võimalik taimetoitu, aga ka mereande ja erinevaid toite nagu
puuvilju ka, eks ju, neid hurmaasid on ju, et igaüks saab siis ise oma hommikusöögi teha sealsamas köögis ja siis lõuna ajal tavaliselt, kas oli nii, et läheme restorani kõik koos? Jah, me võime minna koos või võime minna eraldi. Ja, Ja mõtleks võib-olla selle hommikusöögi kohta veel täpsustuseks, et restoran on hästi lähedal sellele majutuskohale ja ei pea ise toas endale tegema, et kui sa oled ikkagi tulnud nagu välja, sa oled sõitnud siia Korfu saarele, et siis kui sul vähegi on võimalust, siis luba endale seda kogemust, et sa lähed sellesse ilusa vaatega restorani ja lubad endale seda luksuslikku kogemust lihtsalt seal restoranis. 5 minutit. Jah, 5 minutit ainult on vaja jalutada vaja. Kiiresti läheb. või kiiresti 3 on ju. Jah, täpselt nii. Ja siis, aga kuidas õhtusöögiga, kuidas te olete teinud tavaliselt? Me oleme enamjaolt on kujunenud nii, et inimesed soovivad meiega koos seda. Me olemegi suht palju koos käinud söömas restoranides. Ja ongi olnud niimoodi, et kui me lähme nendele väljasõitudele, siis me broneerime. Et kui me lähme väljasõitudele, et siis oleme broneerinud spetsiaalselt restoranid kogu grupile ja siis saab seal restoranis igaüks menüüst valida, mida ta soovib ja siis koos sööme ja jagame seda ilusat hetke. Ja nagu sa ütlesid, on seal erinevad siis nii taimetoitlastele kui mereannid kui erinevad asjad, aga see on väike külake, et kas seal on mingid shoppamisvõimalusi, mingid turgu või mis seal veel ja kui kaugel meri on? Meri on hästi lähedal ka. Meri on majutuskohast jalgsi 10 minutit, seekord 10 minutit. Autoga 2 minutit. Rohkem, 3. Okei. Ja siin on shoppamise võimalus. Jah, teed on siin ka vinka. Ja shoppamisvõimalust on ka täitsa olemas siin ilusad väiksed butiigid, kus saab erinevaid riideid, stiilseid, selliseid ägedaid jumal annab leite. Ja ka meestel on siin selliseid mõnusaid, kuidas seda stiili nimetan siis. Selline chill stiil, zen riided. Jaa, väga lahe. Esteid, erinevaid igasuguseid salle, seepe, parfümeeriat, sükest naturaalset, siis oliivipuu käsitööd. Mida ma tahan juurde öelda, et see koht, kus me teeme seda kõik, kus me elame, siin on väga palju inimesed, kes otsivad midagi spirituaalset. Ja sellepärast siin energeetika juba selline ja need poed juba saavad aru, et need inimesed, kes tulevad siia, nad otsivad midagi sellist. Ja siis nad toovadki neid toodeid, siin on palju ökostaffi ja head staffi. Nad orienteeruvad kliendidele ja siin on väga palju spirituaalsed turistid. Spirituaalne turism, kõige paremas mõttes. Siuksed eneseotsijad hästi toetav on siin just selles külas, kus meie siin oleme Arillases. Et hästi toetav keskkond eneseotsijale, nii-öelda, kes soovib oma ellu tuua mingeid uusi tervislikumaid elustiile või eluviise või toitumist sisse, et siis on see keskkond hästi soodne selleks, hästi loodud selle jaoks. Et ökotoitu on võimalik siit osta ja puuvilju, kõike neid asju. Kõlab väga hästi. Küsis, kas siin on turg olemas. Siin turgu pole, aga siin on olemas selline veggie shop. Veggie pood, mis on selline hästi selline epiline. Lähed sisse, sa tunned maalõhna, selline mullaste, juurviljade agronoomika. Meenutab natukene meie lapsepõlve nõukogude ajal. See olid sellised poed, et selline hästi autentne, selline puhas, otse farmerilt, peenra pealt. Okei, et seal on siis puuvilju ka näiteks või? Ja ikka on, jah. Et mitte ainult köögivilju? No, kõlab väga hästi jällegi ahvatlevalt. Teagi, mul igasugused mõtteid tuleb vahepeal ja siis jällegi läheb ära, sest ma kuulan teid ja lähen selle mõttega kaasa. Võib-olla seda, et miks ma shoppamise kohta küsisin, et kui me tegime Hispaania retriiti, siis tegelikult naistel oli huvi selle vastu
ja see lihtsalt kui see loob ja kui te ütlesite, et seal on ka sellist ökokaupa ja sellist spirituaalsemale rändurile või ka seal kohalikule elanikule suunatud, siis ma arvan, et võib olla huvi küll, sest see kaubavalik on hoopis teistsugune kui Eestis ja see shoppamiskogemus on ka hoopis teine asi kui Rocca al Mare keskuses käimine, on ju. kindlasti. Et see on juba selline nagu arhitektuuriline ja ajalooline retk ka siis ühtlasi, jah. No ütleme siis niimoodi, et ma ei tea, kuivõrd arhitektuuriline, seepärast, et see on hästi lihtne, selline see kerge energiaga küla. Jah, et siin ei ole nagu selliseid suuri mingisuguseid sambaid või selliseid asju, nagu mingid suuri kaubamasid, sellised väiksed butiigid, hästi nunnud väiksed butiigid igasuguse põneva käsitööga. Ja erinevate võimalustega. Ja see mõte ongi tegelikult, et aidata neid. Ei väsita niimoodi nagu suurtes kaubanduskeskustes või suurtes liikmes. Käid poes ära, okei, ma ei taha rohkem, ma lähen nüüd mere äärde ja lähed mere äärde. Ja sa käid õuest läbi, mis Eestis oleks miinus, aga seal on pluss, et kui ühest poest teise jõuda. Ja see mõte ongi meil selles, et aidata laadida meid eestlasi, kes me peame selle pimeda aja üle elama, päikesega laadida ja päikeses kasvanud toiduga laadida ja anda kogemus iseenda hingega ühendusest, et me hästi hellalt kanname ja juhendame ja poputame sellel teekonnal. Ja siis sa saad ka koju endale mõtteid toitumisest, liikumisest või enda hinge eest hoolitsemisest. Kas veel midagi? Midagi meil lisada? Hinna osas. Jah. See on nii, et varastele linnukestele, ehk siis, kes otsustavad ära, et mina olen üks nendest 8 või 9, kes meile mahub retriidile, siis on hind 1100 eurot selle nädala eest ja sisaldab siis majutust ja tegevusi ja seda eraseanssi. Ja lisaks tuleb siis ise toidu eest hoolitseda ja transpordi eest hoolitseda, ehk siis Eestist Korfule ja me saame nõu anda ka, millist lennuliini vaadata, et oleks võimalikult väga olulist asja ütleksin siia vahele veel, et ei pea nagu selles mõttes nagu muretsema sellepärast, et lennujaamast siia majutuskohta meie saame aidata nagu soovitustega, et kuidas seda taksot näiteks sinna tellida. Sealt on hästi lihtne tulla tegelikult, et sealt saab tulla taksoga, saab mitmekesti kombineerida ja ma arvan, me kindlasti teeme retriidil osalejatel vahel, me teeme eraldi grupi kuskile, kas siis Telegrami või kuskile, kus me saame juba suhelda täpsemalt, et kes kellega, kuidas, kas samal ajal keegi satub lennukisse ja kuidas jagada taksokulusid näiteks . Takso maksab lennujaamast kuni majutuskohani, see on umbes 45 minti sõitu, see maksab 60 eurot või 65 eurot oli tegelikult nüüd viimati. Ja takso on tegelikult mitte lihtsalt mingi väike takso, aga see on niisugune suurem mikrobuss, kuhu mahub rohkem inimesi sisse. Et selles mõttes oleks väga mõistlik jagada neid kulusid. Ja samamoodi me saame tellida selle takso teile sinna vastu lennujaama ja me saame tellida selle taksoga teile majutuskohta, et pärast lennujaama tagasi saada, et see kõik on hästi hoitud. Ja mis puudutab ka seda toitumist ja söömist ja kõike seda, see on ka hästi hoitud, et me saame teiega igale poole kaasa tulla ja näidata ja nii-öelda soovitada, et selles mõttes, et keegi ei ole üksi jäetud nagu mitte ühelgi hetkel nagu. Loomulikult, kui keegi soovib rohkem iseseisvust või privaatsust või oma ruumi, et siis on loomulikult see võimalus ja kõik olemas. Aga just selle koha pealt, et kõik on hästi hoitud nii-öelda ajadusel. Ja see hind kehtib nüüd 6 aega, et oleks aega otsustada, tunnetada ja leida ka need lennukipiletid siis meie abiga või ise, et ära valida endale üks kingitus sinna oktoobri lõppu. Ja edasi on hind 1490, mis on ka hästi soodne tegelikult retriidi kohta.
sest tavaliselt hinnad algavad seal 2000-st. Et selles mõttes on tore, et saame kohalike abiga seda just teie keskkonnas teha. Ja ma arvan, see tuleb imeline. Aitäh! Ma arvan ka, et tuleb imeline. Te juba teate, sest te olete teinud, et mina välismaal olen nüüd ühe teinud, Eestis olen palju teinud ja Austraalia ja Ananda on meil olnud igal joogafestivalil 10-st alati esinejad. Nii et aitäh, et olete alati olemas olnud ja oma muusikat ja seda kõike, mis hinge paitab, jaganud. Aitäh! Aitäh, et sa oled meid sulle ka. kutsunud. Ja kirjutage siis näiteks merit@hingelepai.ee, kui huvi pakub. Ja siis suhtleme edasi, et saaksime seal Korful kokku. Aitäh! 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 Tšau, tšau!